Eelkõige ma arvan tunnustamise abil. Inimesed hakkavad ettevõtjaks väga erinevatel põhjustel. Ja kindlasti raha on üks olulistest põhjustest, aga ma arvan, et mitte niivõrd raha kui hea eeskuju innustab inimesi märksa enam. Tuleks julgustada vanemaid kasvatama oma lapsi ettevõtlikumaks, anda lastele võimalus näiteks turule kartuleid või kurki müüma minna või naabritele tikke ja tekitada see väikses lapses juba arusaam, et kuidas tekib raha, kuidas kogu see ettevõtluse asi võiks nagu toimida. Mitte käsukorras. Oluline on see, mis toimub meie koolides, sest väike laps on hästi ettevõtlik tegelikult. Kui inimesed iseenda saavad selgusele, et mis neid inspireerib ja mida nad armastavad, siis selles suunas äri alustamine on kõige tõhusam, tulusam ja kõige rohkem õnneloov. Ega see ettevõtja leib ei ole lihtne leib. Millegi sellise loova tegemine on osa täisväärtuslikust elus. See on niisugune filosoofiline küsimus, et tegelikult suured mõtted algavad alati väikestest ja lihtsatest asjadest. Hirm, et nii enam edasi ei saa. Kui nad ise saavad üle oma hirmudest, sest hirmude taga tavaliselt on midagi väga triviaalset. Kindlasti reisimine, silmaringi laiendamine. Nimelt see, kui me käime maailmas, väljaspool oma kodu, avatud ring. Konkurents murab sisse mitte ainult naaberlinnast, vaid tegelikult kogu maailmast. Kui nendest tõketest üle saada, siis on juba ei ole tegelikult piire, kus maailma nurgas tegutseda. Tuleks loobuda sellest arusaamisest, et maailmal Eestit vaja on, Eesti ettevõtjaid vaja on. Tegelikult on ikka Eestil väga maailma vaja. Kindlasti on, sest Eestis on nii palju tervet talupoja mõistust, mis ühelt poolt hoiab siis inimesed kahe jalaga maa peal, aga samas on ka nii palju originaalseid ideid. Enamasti on vaja selleks lihtsalt usku, rasket tööd, pikka vaeva. Ja need, kes on piisavalt julged, jonnakad ja tugevad, siis need jäävad seal ka raskes konkurentsis, võib-olla ka kerges konkurentsis, kui on õnne ellu.